senderdus. Ja Piira pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saadet toetab EpicBet, jalgpallipanuste kodu. Tere kena jaanilaupäeva, head jalgpallisõbrad. MM on täies hoos, MM kahjuks jaanipausi ei tee, seega ei saa ka meie jaanipäeval, kui teine jalgpalli MM-i ring läbi saab, alagrupi turniiri ring läbi saab, ei saa meie pausi teha. Ja seega siis stuudio, võtame siis täna veel viimased mängud tulevad õhtul ja öösel, aga võtame siis selle teise alagrupi vooru kokku koos meie eksperdi Brent Lepistuga. Tere Brent! Tere jaanipäeva hommikut! Kuidas siis nagu seni muljed on? Viimane kord sa istusid siin stuudios siis, kui me nagu hakkasime, ennustasime ja ajasime lihtsalt vahtu. Nüüd on põhimõtteliselt 2 vooru mängitud. Kuidas see emotsioon on? Kuidas MM-ile, nagu mis hinda annad sellisele MM-ile? Peab ütlema, et MM on nagu käima läinud, et endal on ka selline hea jalgpallipeo tunne peal ja ma arvan, et me oleme saanud kõike nagu, et oleme saanud suuri tugevaid vastasseise, oleme saanud mingeid üllatusi, oleme saanud rekordeid, oleme saanud need mehed kätte, kes meil siin sellel turniiril võib-olla siin säravad teistest enam, et on olnud kõigile midagi, ma arvan. Ühega asjaga võime vist rahul olla, kui me siin üksmeelselt ennustasime, et nagu Cristiano Ronaldo turniiris ei ole, siis tema on 1 korra mänginud ainult, aga nagu arvestades, kuidas millest Portugaliga seoses räägitakse ja Ronaldoga seoses räägitakse, vist panime pihta sellega? Ja, et panime natuke pihta, et muidugi peab Ronaldole ikkagi selle teise võimaluse ka ära andma. Enne kui hakkame vaatame, kuidas ta täna Usbekistani vastu läheb. Just, et et kui Usbekide vastu ka nagu seal koperdab ära ei löö, et siis on pahasti, aga vastupidiselt siis Lionel Messi on ju, et Messi on oma ära teinud ja isegi peale on ju, et selles mõttes on äge vaadata, et võib-olla praeguse seisuga võib-olla see läbi aegade parima jalgpalluri kaalukaus ka nüüd nihkus jälle sinna Argentiina poole. Sellest Messi versus Ronaldo vastasseisust rääkides, ma olen nagu ülejäänud elu pigem olin või nooremana olin pigem nagu, kui ma seda fännina vaatasin, olin pigem nagu Ronaldo leeris, aga praegu nagu oleks patt Ronaldot sinna nagu vestlusesse üldse minu arust sikutada või kuidagi nagu see on viimast, ütleme alates sellest Katari MM-tiitlist ja mis pärast seda on olnud nagu kuidagi täna see turniir ka nagu. Ja nõustun, et ma olen suga samas paadis, et on eluaegne Manu fänn olnud, et kunagi ma ka vaatasin võib-olla punaste prillidega seda ja nüüd viimased aastad ikkagi Messi on kuidagi natuke teiselt planeedilt. Oskad sa kirjeldada ka, kui sa vaatad teda praegu mängimas, kuidas 38-aastasena nagu, mida ta teeb väljakul, et ta nagu... No peab ütlema, et ega ta väga selline 90 minutit hästi liikuv mängija ei ole, aga jalgpalli mängitaksegi peaga, et see pigem seisa targalt kui jookse lollilt, et Messi puhul on seda nagu eriti hästi näha, kuidas meeskond ta ümber toimib, ta ootab neid võimalusi, millal siis nii-öelda aktiveeruda. Et seda ta teeb üli hästi minu arust, sellel turniiril samamoodi. Et ta võib sul võib-olla värava eelnenud ajale seal, kõndida ja jalutada seal võib-olla isegi 1,5 minutit, aga kui see hetk tuleb, siis tal on aju on hapniku täis, lihased on hapniku täis ja tema klassiga ta lööb, kui anda talle neid võimalusi, siis ta lööb need ära. Välja arvatud penaltid, et see on imeks pandav. Oota, öeldakse, vaata, kui räägitakse Argentiinast või räägitakse praegu siis Messist, öeldakse, et meeskond mängib Messi heaks või kuidagi nagu mängibki Messi heaks. Mida see tähendab? Oskad seda kuidagi lihtsasse keelde panna? Jah, ütleme kõik mängijad teavad, kes on Lionel Messi. Skautida vist ei ole vaja. Skautida pole vaja. Ma just mõtlen pigem nagu tema meeskonnakaaslased. Aga nagu ta ei ole ka selline karakter, kelle jaoks mehed ei viitsiks tööd teha, et on võib-olla seal lihtsalt ülbik ei viitsi tööd teha. Et ta on Messi ja teised mehed teevad võib-olla mingeid ekstra asju selles mõttes tema jaoks, et nad teavad, et teda meid on vaja nendel värava olukordades. Või siis kasti jõudes ka tihtipeale on näha, kui on võimalus, siis otsitakse ikkagi Messile jalga, sest seal see tõenäosusprotsent, et tuleb värav, on ikkagi kõvasti suurem.
Kes siis ei tea veel, siis Messi jõudis eile õhtul, kui ta lõi Austriale 2 väravat, jõudis siis juba esimese mänguga, kui ta lõi Alžeeriale 3, jõudis ta Miroslav Klosega MM-ide kõigi aegade väravaküttide tabelis ühele pulgale, siis pani veel 2 tükki Austriale, nüüd on 2 juba ees, aga Kylian Mbappé jõudis ka. Tal on ka juba 4 kirjas ja nüüd on tema Klosega ühel pulgal ja võib-olla turniiri lõpuks või millalgi võtab tema Messilt selle trooni ära, aga üks asi veel, millest me peame rääkima, on äikesepaus. Terve enne MM-i kardeti seda väga palju, sest eelmise aasta klubide MM-il oli 6 korda Ameerika Ühendriikides, oli vaja mängud seisma panna mingil põhjusel. Kui ma ei eksi, siis reegel on sel aastal või USAs on nii, et kui 13 kilomeetri raadiuses äikest lööb, siis tuleb mängud seisma panna ja kuni pool tundi on pausi, siis ei löö vahepeal selles vahemikus, siis võib hakata uuesti mängima. Prantsusmaa-Iraagi mäng 2 tundi seisis, esimene poole mängiti ära, siis 2 tundi seisis, siis läks edasi. Sina enda mängija kogemuse põhjal, kõigepealt anna seal mingisugune hinnang sellele, kas on õiglustatud reegel just nagu mängija vaatevinklist ja räägi enda lugusid ka. On sul midagi karmi ilmaga, vihmaga, äikesega seoses rääkida? No ja esiteks ma arvan, et ega keegi nii mängijatest, treeneritest kuni FIFA ametnikeni välja ei sooviks pidada 2 tunnist pausi kuskil poole ajal, et eks see ohutusreeglites kuidagi targemate meeste poolt on nagu paika pandud, et lõppkokkuvõttes kõigi ohutuse jaoks ja ütleme, kui nii on, siis nii on, et ega ilma vastu hetkel veel nagu midagi teha ei saa selles mõttes. Katus tribüünil saaks, aga ei tea, kas... See mäng lihtsalt oli ilma katuseta tribüünil. Jaa, aga enda mängija kogemuste puhul, ütleme, on mängitud iga ilmaga, et on hullumeelsete tuultega mängitud, kus võib-olla väravaht lööb palli lahti ja tuleb sama targalt tuleb tagasi talle sülle, on mängitud suurtes porilompides, kus ütleme, maast jalgpalli pole võimalik üldse mängida. Äikesega hetkel ei tule nagu kohe pähe, võib-olla kunagi tõesti kuskil nooremas eas, aga pigem sellist, ütleme, 2 tunnist seisakut mitte, ei ole kogenud. Pikk seisak, on sul kõige pikem seisak? No, ma arvan, et seal võib-olla vihmaga võib-olla oligi seal kuskil kunagi äkki 30-40 minti, et oli tõesti nii hull, et ei olnud võimalik lihtsalt sel hetkel mängida. Nii, ja selles saates me valisime välja siis sellise tegelase ja koondise nagu Saksamaa koondise Deniss Undav, kellest natukene pikemalt rääkida, et ootamatult suurde rolli on Deniss Undav Saksamaa koondises võib-olla sattunud, eriti arvestades, et ta ei ole kumbagi mängu algkoosseisus alustanud, et ta on mänginud 2 mängu, on Saksamaa mänginud Curaçao vastu, ta tuli pingilt, tegi 26 minutit, 2 väravasöötu, Elevandiluu Ranniku vastu Saksamaa oli suurtes raskustes, esimese poole kaotasid, siis tuli viimaseks pooltunniks tuli Undav pingilt, Stuttgarti mees ja lõi 2 väravat. Et kuidas sa kirjeldaksid tema fenomeni, miks ta ei tule pingilt, miks ta tuleb pingilt, miks ta ei alusta ja mille pealt Deniss Undav nagu teeb või nagu räägi see mees meile kuidagi lahti, et kas see ongi mingisugune 56 minutiga 3 väravat, 2 söötu, et see on nagu fenomenaalne ikkagi. No tegemist on väga efektiivse mängumuutjaga, et see, miks ta pingilt alustab, võib-olla ongi see, et ütleme, ta ei ole selliste omadustega mängija, kes oleks võib-olla kõige kiirem, kõige jõulisem, oleks mingi jõhker triblaja, et ta on... X-faktorit justkui ei ole siis või? No ei, X-faktor on tal suur, aga see X-faktor ongi tal see, et ta suudab mängu muuta ja ta on pingilt väga hea. Et ilmselt treenerid ka seda nagu tunnetavad ja teavad seda, et ta on, ütleme, ta on hästi tark, ta on niisugune jalgpalli IQ on tal hästi kõrge, et ta on nagu kitsas maa-alas, ta suudab olla väga efektiivne. Ja ta suudab, tema nagu mängustiil on selline, et ta tihtipeale lihtsalt kaob sinna kaitsete nagu kuskile pimedasse nurka ära, aga siis, kui ta kastis palli saab, siis ta on väga kliiniline. Et ta leiab neid, piltlikult öeldes ta lööb nagu hästi lihtsaid väravaid, aga selleks, et olla seal ja lüüa neid lihtsaid väravaid, selleks on vaja nagu väga suurt jalgpalli IQ-d. Ja Deniss Undavi puhul see on kõik olemas. Ja ütleme,
ütleme jah, kunagi oli selline mees nagu Ole Gunnar Sulcher, kes vanemad jalgpallurid teavad, oli manus, ütleme, põhimõtteliselt iga kord sekkus pingilt, aga see efektiivsus, kuidas ta sekkus, oli väga-väga kõrge. Et huvitav on näha, et kuidas ütleme, Saksamaa elevandiluuranniku vastu oli ka nagu, nad olid hädas selles mõttes, et elevandiluurannikus just selle füüsilisuse vastu ja Saksamaa tahtis hästi nagu kitsalt rünnata, et elevandiluurannik hoidis liinid hästi koos, nad on suured, tugevad, füüsilised, nad ei saanud sealt välja, et sellise mängu puhul eriti nagu see Deniss Undavi selline efekt oli nagu väga märgatav. Oli see nagu mingi asi, mida kui sa vaatad seda mängu, kas sa nagu nägid esimesel tunnil ka, et enne kui ta tuli, et see on koht, kus täpselt see Undavi nagu see mingisugune efekt juurde panna, siis hakkab Saksamaal tulema, et praegu on nagu sellisest meest ees puudu. No jah, nagu ma ütlesin, et Saksamaa nagu üritas, aga nad olid hädas sealt nagu läbimurdmisega, et neil ei ole selliseid mingid target mehi ka, kellel hakata neid tsenderdusi laduma ja sealt pealt tulema, et sellel puhul et ütleme, Undavi kvaliteet lööb välja sellistel hetkedel. Võrdle Kai Havertzit, kes siis on nagu praegu tipus alustanud Deniss Undaviga. Havertz on üldse kuidagi hästi teistsugune ründaja tänapäeva jalgpallis, et on selline, põhimõtteliselt ongi natuurilt selline vale 9 pigem ju, et ta ei olegi selline klassikaline tipuründaja võrreldes Undaviga. No jah, et võib-olla... Mis mängu saab mängida ühe mehega, mis mängu teise mehega? No Havertzi puhul võib-olla ongi pigem sellised nagu teravad sööstud kuskil liini taha ja seal on tema väga hea, aga selleks on vaja ruumi. Et kui sa oled suur meeskond, oled palli valdaja enamjaolt ja siis sul on suured Aafrika poisid ees, siis võib-olla sind nagu süüakse natuke ära, et seal ongi sellist kavalat rebast nagu Undav vaja. Kui sa tänapäeva jalgpallis mõtled sellisele olukorrale, et mees on 3+2, 56 minutit MM-il ja 2 korda pingilt sekkunud, et kui lihtne on seda mängijale nagu ära seletada või nagu temaga just nagu selle individuaalsel tasandil ära talle selgitada, et sa oled nii palju löönud, viimases alagrupi voorus, kus midagi pole kaalul, võib-olla ta alustab, aga siis tulevad ilmselt play-offid ja tuleb jälle pingilt, et nagu et kuniks meeskond võidab, ilmselt on nagu lihtne kõik ära selgitada, aga just see individuaalne tasand, suured egod tänapäeva tippjalgpall ja kõik see nagu. No seda nüüd ütleme, ma Deniss ise ei tunne, aga nüüd ongi, kõik oleneb sellest, et milline natuur nagu see Deniss on, et kas ta ise adub endale seda, ta on selles mõttes nagu rahul sellega, et ta üldse, ütleme, on koondises, saab aidata ükskõik kuidas, et ma ei usu, et ta ego on nii suur, et ta jubedalt nagu koputaks sinna peatreeneri uksele ja iga trenn nagu nõuaks, et pane mind põhisse, et võib-olla ka nagu tema saab aru sellest, et tema enda efektist on ju, et näed, et äkki mulle sobibki praegu siin sellel momendil siit pingilt tulla ja näed, ma olen löönud, on ju, et võib-olla ta just kaifib seda praegu, aga ma arvan, et see turniir on pikk ja me saamegi nagu see on huvitav koht, mida nüüd näha, on ju, et esiteks, et mida treener mõtleb, et ühtepidi sul on pingilt selline mängumuuti olemas, et kas ta nagu pelgab ka teda nii-öelda põhisse panna, sest tal on see relv pingilt või vastupidi ta nüüd mõtleb, et näed, et mul on siuke mees, kes ainult lammutab, on ju, et ma nüüd järgmine mäng panengi ta põhisse, et see on huvitav vaadata jah, et kuidas see nagu dünaamika nüüd välja mängib. E-alagrupp, nagu me näeme siin ka, siis Saksamaa, kuna nad võitsid elevandiluurannikut omavahelises mängus, siis viimases voorus mängivadki nii-öelda Ecuadoriga nii-öelda pingevabalt, et elevandiluurannik ainsana saab nendega samale pulgale tõusta, aga kuna see viigimurdja või viigilahutaja reegel on omavaheline mäng, siis neist elevandiluurannik enam mööduda ei saa, alagrupi võit on käes. Ecuador mängib siis ellujäämise peale Saksamaa vastu. Aga võib-olla see ongi see koht, et Saksamaal on, ütleme, kõik tehtud
ja nüüd ongi võib-olla treeneril see koht, et proovida vaadata, mida teeb Unda Valkos. Jah, just, ja siis juba play-off mängudeks tal on pilt ees. Räägi natukene lihtsalt sellest, üldiselt ka sellest, kuidas mängija tuleb sisse, kui ta on vahetusmees, mis on, ütleme, kuidas mängija ennast häälestab, kuidas valmis paneb teadmisega, et ta peab mängima 60-70 minutit minimaalselt versus see, kui sa tead, et sa lähedki 26 või 30 minutiks, et kas sa teed midagi ettevalmistuses teistmoodi nii füüsiliselt kui ka vaimselt enda peas, ütleme, mängule minnes? No ja ütleme, füüsiliselt on see, et kindlasti on väga tähtis see, et sa ütleme enne mängu ka, et sa ei ole sellise lõdva jalaga seal, et sa ikkagi natuke ajad oma keha valmis selleks, et juhul kui on ju. Teine füüsilise koha pealt ongi see siis soojendusalas esinemine, et kui sa lähed soojendusalasse, siis sa oma närvisüsteemi ja vaimu juba paneksid valmis selliselt, et nagu sa peaks kohe mängu minema, on ju. Aga just ma arvan, et see võtmekoht ongi see vaimne pool, et kui sa oled pingimängija, siis sul on 2 varianti. Kas sa istud seal pingil, sa oled terve mäng pettunud, et miks sa istud pingil, vaatad, mõtled, et oi, kus ma oleks seal teinud ja nii edasi ja tagasi. Või teine variant on see, et sa oled pingil, sa reaalselt pingilt ka, sa oled nagu mängus sees. Sa iga moment jälgid, et juhul kui sina mängiksid, mida teeb see vastase kaitsja, mida võib-olla tegi praegu sinu ründaja, mida sina teeksid teistmoodi, et sa nagu reaalselt analüüsid kogu aeg. Ja see ongi kvaliteet. See näitab seda sportlase kvaliteeti, jah, et kas sa lased nagu oma nii-öelda egol või sellel langeda sellest, et sa ei ole põhis. Et ma tean oma karjäärist ka, on neid momente olnud, kus võib-olla oled olnud võib-olla pettunud, siis tuled mängu, siis sa ei ole valmis mänguks. Et seal ongi see, et sa kirjelda seda tunnet, kui sa oled platsil ja sa saad aru, võib-olla saad hiljem aru, et sa pole valmis. Kuidas see nagu, kas sa oled ise, kuidas seda läbi elad või kuidas sa nagu tunnetad seda? No see ongi see, et sa näitadki võib-olla oma pettumust seal pingil välja ja võib-olla seal lööbid seal oma teiste pingikaaslastega, kuidas te oleks teinud asju paremini või kui mõttetud enam päeva. Et aga just jah, nagu ma ütlesin, et see, et sa oled seal pingil, sa analüüsid ja siis, kui see hetk tuleb, siis sa nagu, sa reaalselt nagu seadistad ennast vaimselt valmis, et okei, nüüd on minu moment, see on, ja lõppkokkuvõttes jalgpallimeeskond koosnebki, ütleme 25 mängijast, et kahjuks ainult 11 saab alustada, et seda nii läbi hooaja klubi tasandil kui ka turniiri siin faasis, et kui sa oled hea vend ja ütleme, näitad välja oma mängutahet, siis sinu võimalus tekib. Ja räägime siia lõpetuseks natukene ka F-alagrupist. Kohe siin Saksamaa alagrupi järel näeme päris huvitav dünaamikaga alagrupp. Rootsi võitis esimeses mängus 5-1 Tuneesiat. Tundus, et Rootsi koondis, et see on koondis, mida tuleb nagu tõsiselt jälgida sellel MM-il. Tuli ja samal ajal Holland-Jaapan. Holland võib-olla oli esimeses voorus kerge pettumus, 2-2 Jaapaniga. Pigem nagu räägiti pärast mängu just sellest, et Jaapan päris ägedalt ja südikalt nagu sai Hollandile vastu. Tuli ka ette teine voor. Jaapan saigi Tuneesia vastu ka kindla võidu, aga ootamatul kombel Rootsi, kes siis esimesest mängust läks ära 5-1 võiduga, on teises voorus mängis endal 1-5 kaotuse ja kuidagi on väravate vahe 6-6 ja just Holland on hoopis see, kes vaatamata kergelt raskele algusele on kuidagi, nagu sa ise mulle siin enne saadet ka ütlesid, et sinu silmis nagu selliseks mustaks hobuseks kerkinud. Jah, ma arvan, et Hollandi nagu ründemäng on üks selle turniiri üks kõige mürgisemaid võib olla, et seal on hästi palju erinevaid selliseid individuaalselt väga osavaid, kiireid tehnilisi mängijaid, et jah, kui Holland suudab oma sellise kollektiivset mängu hoida ja kaitses asjad korras, siis Holland võib teha siin asju veel, jah. Ja musta hobuse koha pealt, jah, Holland võib olla üks neist, et siin on veel, kes me eelmine saade ka rääkisime, Norra näiteks näitab väga kindlat algust, isegi võib-olla siin Kanada on päris ägedalt alustanud, USA, Mehhiko on juba grupist edasi, jah. Et ütleme, korraldajate riikidele tundub, et sobib see ja samuti Maroko ju, keda me ka siin rääkisime, et Maroko näitab ka minu arust väga kihvti jalkat,
et jaa, saame näha, et kes siit lõpuks siis nendest alagruppidest edasi pääseb ja siis juba hakkab see sõlm koomale tõmbama. Väga palju on raami peal minu juurde tuldud, kui ma olen sõitnud ja küsitud, et sa teed Brendiga saadet ja Hollandi koondisega just, et kas, kui ta vaatab Hollandi koondise mänge, palun küsi temalt, et kas ta vaatab justkui peeglisse ka, kui sa näed Hollandi koondise väravahti Bart Verbruggenit, siis eriti see pilt minu arust peaksid peeglisse vaatama ja midagi samasugust nägema. Peeglisse vaadates samasugust nägema. Jah, kui sa nii ütled, siis selle pildi järgi on tõesti, isegi mina näen sarnasust, et tavaliselt vaata ise ei näe selliseid sarnasusi, aga nali naljaks siis on jah siin lööbitud ka, et olen saanud siin sõnumeid õhtul, et kuule päris hea tõrje täna õhtul ja nii edasi, et ma esimest korda nagu ei pannud pilti kokku, ma ise seda sarnasust ei teadnud. Kui sa lihtsalt nagu mängu olukorras teda näed, oled vaadanud, siis sa ei ole nagu seda mõelnud. No ei, vaata, võib-olla ise ei oska nii mõelda, et teiste jaoks võib-olla resoneerub see kuidagi teistmoodi, aga päris huvitav sarnasus tõesti, et polegi endal sellist lookalike'i nagu kuskil. See on sinu elu esimene doppelgänger nii-öelda. Tundub küll, et ei, väga äge. Pulli peab saama. Pulli peab saama ja Bart Verbruggen loodetavasti temaga saab veel pikalt siis pulli. Eesnimi algab ka B-tähega, nii et... Perekonnanimi veits keerulisem kui sinu oma, aga... Ja. Kunagi oli ju see Afrika, nüüd ka Tuneesia võttis Herve Renardi endale, kes on siis sisuliselt Sergei Bareikoga üks-ühele mees. Ja kunagi, kui ta Eestis käis, siis Bareiko sai temaga pildi kätte. Nii et kui Eesti peaks Hollandi koondisega nüüd kuskil uue süsteemiga, me väga ei saa nendega kokku minna, sellepärast, et me oleme tagumises potis ja nemad on esimeses potis, aga kui me kunagi Hollandiga peame mängima, siis see pilt on vaja ära teha. Ja. Tuleta meelde mulle siis. Kutsutakse sind kohale, ja. Aga selge, kuule, aitüma ja kui ma nüüd ei eksi, siis 28. järgmises stuudios, kui alagruppi turniiri kokku võtame, siis oled ka sina siin ja siis vaatame juba tagasi ja teeme mingisugused vahekokkuvõtted ja vaatame play-offile ette. Just. Kohtumiseni. Aitüma kõigile ja Jaanidel siis turvaliselt. Nägemist.